Inimese nimi on suur osa tema identiteedist, mis võib vihjata tema päritolule, põlvnemisele või ka perekonnale. Nime vahetamise ümber on olnud tuliseid vaidlusi ega omamoodi hall ala, mida uue isikuseadusega soovitakse nüüd muuta. Ja loodame seda, et edaspidi ei saa ka keegi pahatahtlikkusest võtta sinu nime endale. 3 põhisammast on sellel uuel seadusel, et asi oleks õigusselgem, et asi oleks lihtsam ja ühiskond ning inimesed oleksid paremini kaitstud siis igasuguste selliste nimevahetuste puhul, mis näiteks puudutavad kurjategijaid, kelme, mõrvareid, igasuguseid inimesi, kes on vangis pikalt istunud, et nende puhul siis laieneb ikkagi nimevahetuse piirang kuni nende karistusandmete kustumiseni, ehk siis veel mitu aastat pärast vabanemist ei ole inimesel võimalik nime muuta. Kui inimene on olnud pikalt õiguskuulekas, siis lõpuks avaneb siiski võimalus nime muuta, välja arvatud ühel juhul. Pedofiilidele me nime muutmist ei luba kuni elu lõpuni. No oskate võib-olla välja tuua ka mingid kurioossumeid, et mis on nüüd ka võib-olla uude seadusesse sisse kirjutatud, et inimesed näiteks pahatahtlikkusest ei saa oma nime muuta? Ja näiteks on olnud seda juhtumit, kus vang on soovinud siis oma advokaadi nime näiteks võtta. Nii et siin üks muudatus on ka selline, mis taolised juhtumid välistab, et juhul kui inimene soovib lihtsalt nime muuta, võtta uut perekonnanime ja uut eesnime, siis ta ei tohi võtta sellist nime, mida keegi Eestis juba kannab. No siin käis läbi ka Liis Haaveli nimi, keda me kõik ju väga hästi teame. Jah, Liis Haavelit me väga hästi teame, aga kui ta nime ära vahetas, siis ei teatud enam ja siis ta sai puhtalt lehelt oma pettuse nii-öelda teekonda jätkata, et sellest on ka kindlasti õpitud ja egas kõik need muudatused, mis me uude nimeseadusesse toome, need tulevadki sellistest praktilistest, elulistest näidetest. Kuid isikunime seaduse muudatus annab juurde rohkem võimalusi seaduse kuulekatele kodanikele, siiski välistab seadus võimaluse nime muutmise kaudu nimekaimusid juurde tekitada. Näiteks kui on 2 inimest saavad lapse ja ühel on topeltnimi, siis täna see topeltnimi kuidagi edasi ei lähe ja sellest topeltnimest üks osaga edasi ei lähe, mis oli näiteks naisel sünniga saadud. Siis nüüd anname võimaluse lapsele anda selle 1 tüki emanimest, topeltnimest 1 tükikese, samamoodi abiellumisel, kui naisel oli topeltnimi, ta pidi võtma ainult abikaasa nime või jätma oma, nüüd võib ta kohe vahetada abikaasa tüki sinna oma topeltnime sisse. Välismaalased saavad näiteks, kui oma riik teda ei tunnusta Eestis antud nimega tulla ja Eestis ümber vahetada, kui on Eestis saadud nimi, abiellumisel anti nimi ja ema riik ütles, et ei, sellist nime ma ei taha, siis tuleb tagasi, saab Eestis korda. Neid selliseid, mis on elu toonud uusi asju, neid on siia sisse kirjutatud küll.